Tere hea kuulaja, kes sa oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela Riinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Kevaditi ja suviti on see aeg, kus on päikest palju rohkem. Kuigi sügis ja talv on ka omamoodi väga lahedad aastaajad. Angela, kas sa paned tähele, et meil täna tuba särab rohkem, on palju heledam, on palju säravam? Ja tervitus kõigile, täiega särab, ma hoian käsi silme ees. Meil on oma päike toas. Ja oma päike, siis oma päikesega koos võtame täna ette teemad, mis on korraga nii lihtne ja samas nagu uskumatult ka keeruline, sest inimesed on nii erinevad. Kuidas valida rõõmu? Julgust valida rõõmu ja veel suuremat julgust siis ka valida iseennast. Hästi oluline. Meil on külaliseks naine, kes tõesti ruumi sisenedes muudab kõik palju elavamaks, rõõmsamaks, säravamaks ja ainuüksi teda vaadates lähevad suunurgad kõrvuni. Tal on mitmeid rolle ja tiitleid. Ta on kirjutanud raamatu, ta on joogatreener, heaolukoolitaja, podcaster ja sillerdaja. See on üks väga äge tiitel ja roll. Kindlasti midagi veel, aga siis tänase vestluse jooksul uurime selle välja. Tere tulemast, Silja Siller! Aitäh, no millised tiitlid ja kui ilusti te mind kirjeldasite, aitäh! Aga ma küsin ka seda, Silja, et kuidas sina ise kirjeldad ennast? Kes on Silja Siller? Noh, see on see $1 miljoni küsimus ja võiks ju nagu selleks vanuseks juba enam-vähem teada, kes sa oled. Õnneks on selline tore asi, et me ju pidevalt kogu aeg muutume ja see, mida me armastame, mõnel püsib see üks ja sama hobi terve elu võib-olla, aga mõni vahetab seda iga natukese aja tagant, mis on ju ka väga okei. Seega, eks see küsimus, kes ma olen, see on igas hommikus tuleb jälle selline uuesti ette võtta, et kes ma täna olen, kes ma täna olla tahan. See on nii naljakas, et sa tõid sellise rõõmu ja sellise sära sinna sisse, sest et see on huvitaval kombel. Mu nimi on ju terve elu olnud Siller, ma ei ole seda kunagi perekonnanime siis vahetanud. Ja ma arvan, et alles mingisugune, ma ei tea, mõned aastad tagasi võib-olla ma sain aru, et mida tegelikult minu perekonnanimi võib tähendada. Ja kui ma siis tegin selle naistegrupi Sillerdajad, siis ma sain päriselt aru, et isveraga see tähendabki rõõmu ja säramist ja sädelust. Ja ma olen terve elu kandnud seda nime. Ja naljakas on ka see, et olles tantsinud alates 3. eluaastast ja teinud seda grupis. Ja meie grupis oli, kui ma olin balestrakas, mõned võib-olla meie vanused teavad, mis see tähendab, siis meil oli mitmed erinevad vanusastmed ja kui ma nüüd olen kohanud mõnda näiteks kas minust nooremat või kedagi, kes mind teadis siis, kui ma väike olin, nad ütlevad, et see oli täpselt samasugune siis. Siis ma ütlen, päriselt, et sa olid siis ka rõõmus. Ja siis huvitav ongi see, et kui ma hakkasin kunagi oma esimest raamatut ehk siis seda rõõmu 50 roosat varjundit kirjutama, siis mu kirjast ütles mulle, et sa oled hästi rõõmu saadik. Siis ma mõtlesin, et mis asja, et kust see rõõm minuga kaasas käib. Et nagu ei olnud ise arugi saanud tegelikult, et see rõõm on võib-olla olnud osa siis minust tegelikult terve elu. Ja kui sa siis küsisid, kes ma olen, ma arvan, et ma olen naine, kes valibki iga päev rõõmu ise enda elus ja pakkuda seda ka teistele, kellega ta kohtub. Et võib-olla see ongi siis see minu tõepoolest see kas just elu eesmärk, ent tahtlikult või tahtmata, seda ma teen, jagan rõõmu. Üks sinu vormidest. Ma ei tea, kas seda küsitakse sinult tihti, aga see paistab välja. See kohe paistab kaugele välja ja ei ole kahtlustki, et sinu lemmikvärv on roosa. Nii sinu riietus kui ka siis teie tantsutrupi Sillerdajate riietus, nii sinu sotsiaalmeediakontodel on paistab roosa kaugele välja ja ka sinu raamat, eks ole, et on ju rõõmu 50 roosat varjundit. Kas siin kehtib see ütlus, et mida roosam kleit, seda vanem daam? Preili. Ei. Või mis värk selle roosaga siis on? Esiteks mina arvan, et roosa ongi kõige rõõmsam värv.
ja noh, sinna võib igasuguseid jutte tuua, et võib seda teha, et kui ma olen kuskil vahepeal käinud mõne, ma ei tea, kas siis meediumi või astroloogi või kelle iganes juures, noh, vahel me ikka ju naistele meeldib käia ennast niimoodi justkui nagu proovile panemas ja uurimas, et kas ma olen õigel teel, teades, et kõige vastus on ikka enda sees, on ju. Siis olen ma saanud selliseid vastuseid, et sinu elutee värvid on punane ja valge, mille peale ma siis olen öelnud, et ahah, super, roosa. Ei, punane ja valge. No jah, ma ütlesin, roosa. Oi, selle peale ma pole kunagi mõelnudki. Nii et, miks? Et punane ja valge kokku ongi roosa. Ent selle roosaga on nii, et mul oli mingi periood, kui ma olin vähekene noorem, siis kui oli hästi popp, et kõik andsid musta. Ja ma pean tunnistama, et ma ei tundnud tegelikult kunagi ennast nagu vabalt. Sest must on, noh, öeldakse ka, et selline kaitsevärv, et kui sa tunned, et sa tahad, et keegi justkui nagu sinu sellest kaitsest läbi ei saa, siis pane must peale ja tunned, et sa oled ennast, tunned nagu hoituna. Ja minu jaoks roosa ongi tegelikult see, et noh, esiteks, kui te mul otsa vaatate, tüüpiline Eesti pastell, selles mõttes, et paned valge seina ette, ei saa aru ka, kus naine on ju. Pane siis veel siis mingi must selga, siis näed, et on mingisugune must postament, on ju. Et mul on juba sellepärast vaja värvi, et ma natukene ellu tuleksin, on ju. Ja siis see roosa on tegelikult on ka nii, et noh, eks ta selline eputis, nagu ma selles mõttes olen, on ju, et lapsest saadik laval seisnud, mulle ikkagi tegelikult meeldib inimeste ees, ma olen sellest aru saanud, et koolitused ja koht, kus on palju inimesi, see on nagu minu koht, kus ma lähen veelgi rohkem võib-olla siis särama, see minu sisemine tuleb kõik välja, sest mulle meeldib inimestele jagada. Ja ega siis see roosa värv on ka see, et kui inimesed, siis märkavad kohe. Ma olen nii mitmes kohas olnud niimoodi, keegi tuleb mu juurde, tõesti ma kannan roosasid riideid, on ju. Kuigi mitte kõik, alati on mingi kas sinine või roheline või midagi taolist veel lisaks aksendiks. Ja siis inimesed tulevad, et oi, kas sina oled see Silja, see siis see rõõmu see, ja olen küll, ja, et kus sa, ma vaatasin, et nii roosa. Et siis vist on nüüd juba saanud selliseks nagu trademarkiks või minu värviks ühesõnaga see roosa. Väga äge. Ma küsiksin seda, et sinu lehelt ma nagu lugesin, et sa tood hästi välja, et sind huvitab, miks inimene muutub. Ja et meid huvitab see ka, sellepärast, et eriti just keskeast ja meie nimetame seda keskea selginemiseks, üks hästi lihtsa nimega. Et mis sa arvad sellest keskea selginemisest ja mida sa oled nagu nende muutuste juures märganud, et millal see vajadus tekib inimestes ja miks? Eks täna, kui ma siia hakkasin tulema, ma mõtlesin. Meil on elus paar sellist perioodi, kus toimuvad hästi suured muutused. Üks nendest on siis see tiinekaks olemine, on ju, kus need hormoonid hakkavad ühtepidi möllama ja me justkui hakkame siis iseennast nagu vabaks lükkama ja leidma. Ja siis tulevad seal igasugused kohustused ja kõik muud tegemised. Ja siis see teine hetk on see, kui need hormoonid hakkavad justkui teistmoodi möllama. Ehk siis, mõned ütlevad, et nad rahunevad maha, on ju. Mina arvan, et nad hakkavad teistmoodi möllama. Ma olen terve elu kusjuures arvanud, et emake loodus on perimenopausis naine, sellepärast, et ta kunagi ei tea, mida ta tahab ja samal ajal laseb kõik nii vabaks lendu. Ja, eks, et üks päev on palav, teine päev on külm, siis teen, mis tahan ühesõnaga. Ja tõepoolest ma arvan, see, mida te kutsute siis keskeaks, sest ma täna mõtlesin, et okei, keskiga. Mõnes mõttes on see õige, et ta on keskiga. Samas on ta üks kõige ägedam iseenda leidmise iga. Sellepärast, et nüüd on justkui paljud asjad tehtud ja nüüd ma suudan päriselt omaks võtta selle, mis ma teinud olen, sest ennem oli niigi, tiinekana on ju niigi keeruline. Ma ise ka ei tea, kes ma olen. Ma ei tea, mis maailm minu ümber on, ma pole veel kogenudki midagi. Tänaseks päevaks, kui ma selles keskeas olen, ma nagu olen midagi kogenud ka loodetavasti. Ja siis ma saan päriselt valima hakata. Ja siis ma saan päriselt mõnuga möllama hakata, kui ma luban endal, on ju. Sinu küsimusest ma läksin nüüd muidugi mega kaugele. Seda ma oskan ka, ma olen väga hea poliitik. Õigemini poliitikast ma ei tea küll midagi, ent ma võin olla poliitik, suudan sina küsida aiast, mina räägin hoopis Ameerikast. Ja, nii et mis see küsimus iganes oli? Ja põhimõtteliselt tegelikult sa vastasid sellele, et võib-olla jah, et millal see vajadus muutuda nagu tekib, et tegelikult ongi see keskiga, ega meie nagu natuke ka irooniliselt suhtume sellesse, sest me oleme siiski tütarlapsed ja kuidas me ennast kutsume siin neiukesed ja tüdrukud ja et ega see keskiga lihtsalt me kuidagi määratlesime ära selle vanuse grupi lihtsalt, et see on ka keegi ütelnud, et see on 45 pluss, eks ju, et me määratlesime selle ära, ongi mingi lihtsalt, ma ei tea, kuskilt netist või kus otsisime selle definitsioon on selline, aga me ei taha sinna kuidagi hästi mahutuda ise. Aga mis asi see on?
ma arvan lihtsalt see sõna keskiga, sellel on nagu paljudel lastel meie elus on ju, tal on selline nagu see konnotatsioon on selline, et see on negatiivne, eks, et no mis nüüd pärast keskiga tuleb ainult haud ja mis see eakas siis veel on? jah, mis see eakas siis veel on ju, et päris aus on ju tegelikult see, et me oleme keskel, loodetavasti oma elu keskel on ju, et mõnel võib-olla varem või hiljem, kuidas see minek on, ühel päeval me kõik läheme. See on nii huvitav, et me kõik nagu ei julge rääkida näiteks surmast, eks ju, sest et see on midagi sellist, et oi, see on tabu. Samas mitte, et kõlada morbiidselt, aga me sünnime siia selleks, et ühel hetkel surra ja läbi kogu seda elu siis kogeda, et kuidas sinna jõuda ühel hetkel sinna teispoolsusesse, mis iganes see siis on ju. Ja siis tekibki see, et miks me võitleme vastule siis sellele, et me olemegi umbes keskel oma elus. Ja me tegelikult kõikide nende saadetega või üldse kogu selle mõttega, miks me üldse hakkasime nagu rääkima, et ikkagi näidata selle kogu selle vanuse või selle keskel olemise seda positiivsemat poolt, et seda, kui äge see saab olla, kuidas, ma ei tea, kõike saab teha, kuidas sa võid olla võimeline nii füüsiliselt kui vaimselt, et kuni 100 kindlasti. Et see ei ole draama. Jah, see ei ole draama. See ei ole draama, see keskiga, nüüd sai 45, 50, Jesus, mis nüüd pihta hakkab, eks et nüüd lapsed suured elu läbi, eks ole, nälja teete siit ma arvan, et me oleme ju tegelikult esimene põlvkond, kes saab seda niimoodi vaadata, et me saame mõelda, et me võtame seda vabalt, et me naudime. Sest põlvkonnad enne meid ei ole tegelikult ju saanud endale lubada seda, et nendel keskeas on tegelikult selline vabadus. Sest kellel on olnud sõda, kellel on olnud mingid nii suured muutused, kellel on olnud, et ei olnud, ma ei tea, süüagi, juuagi, kogu aeg on vaja olnud muretseda olme pärast. Ja meie tegelikult oleme esimene selline põlvkond, kes saab endal lubada, et tahan, viskan jalad diivanile, tahan, viskan jalad seinale, tahan, lähed kohvikusse, jood kisselli, ma ei tea, lööd trummi, teed, mis tahad, on ju. Ja isegi need popid vanaemad on ju, ega siis nendel vanematel nüüd ka väga palju aega pole on ju. Eriti linnavanaemadel. Eriti linnavanaemadel just. Et selles mõttes me oleme, ma arvan, väga harukordses kohas, kus me saame endale nagu lubada paljusid asju, mida varasemad põlvkonnad selles keskeas ei ole saanud lubada. Ja ma ei tea, hetkel selle jutu mõttes ma ütleks, et need noored praegu, kes peale kasvavad, muretsevad meist palju rohkem ja on uuesti mingisuguses uues laines on ju, et ärme sinna rohkem lähe, aga lihtsalt et me oleme tõesti heas kohas. Cecilia ütlesid küll, et sa juba noorena passid välja kui siuke rõõmurull. Ma tean, see Palestra tantsutrüpp oli minu täielik lemmik noorena ja ma ei teadnud, et sa seal tantsid. Ma vaatan uuesti, otsin mingid videod kuskilt, ma arvan, arhiivist leian üles, sest seal oli tütarlapsi, kes jäid mul nagu pidi väga hästi meelde. Aga mina tunnen sind umbes 4-5 midagi sellist aastateks, et me käisime kunagi, et meie esimene kohtumine oli raamatu siis ühel koolitusel, sest meil mõlemal oli suur soov kirjutada raamat. Sina jõudsid selleni siis paar aastat varem kui mina. Ja ma mäletan, et su esimene soov, kas sa mäletad, mis raamatut sa siis tahtsid kirjutada? Jaa, see oli vist... No võt, see aju on üks tore asi õnneks. Minul ka unustab kõik asjad ära, mis kohe hetkes ei ole. Ja see oli vist midagi tundlikkusest, midagi inimeste suhete kuidagi seletamisest, ma isegi mäleta. Võib-olla sul on hästi palju plaane. No, kindlasti on. Siis sul oli paranev perfektsionist. Jaa, paranev perfektsionist oli ka, jaa. Just, ja ma mäletan seda, ma nii ootasin, kuni sa kirjutad seda, sest see on üks asi ka, millest mina olen nagu väga palju tööd teinud iseendaga, et sellest välja astuda. Aga kui lihtne on olnud, mina mäletan sellel hetkel, sa olid ka endiselt passid seal pundis meil silma siuke hästi rõõmus ja särav ja ikkagi osad inimesed paistavad välja, ütleme siis niimoodi. Aga sul on olnud elus ka hetki, kus sa tunned, et nii-öelda rõõmu väljendamine on mingi risk või sa astud sellega kellegi varba peale või et on nagu... Sa lähed väga sellisesse põnevasse teemasse, sest et esmalt täpselt see, millest sa praegu räägid ja see, mida sa küsid, sellest ma kirjutan teist raamatut. Jah, juhtus niimoodi. Ja kui tulen korraks tagasi sinna paraneva perfektsionisti juurde, siis see olen ma endiselt. Ja see on, nagu öeldakse, need paranevad kõik, kes iganes, et kes paranevad alkoholid, kes iganes muud sõltlased on ju. Eks see perfektsionism on ka teatud määral sõltuvus ja kinni hoidmine millestki on ju. Et samamoodi nagu selle sõltuvusega on kogu aeg vaja endale meelde tuletada. Et see on üks päev korraga
ja see ei ole midagi sellist, mis lihtsalt ära kaob, sest et kui sa ei ole tegelenud sellega ja ei tegele sellega, siis paratamatult astud tagasi sinna perfektsionismi ja oled täpselt samas kohas upakil ja kuutis ja jälle oma läbipõlemistes ja kõikides muudes on ju. Ehk siis see rõõmu kadumine sageli tuleb ju sellest, kui meie sees on midagi, mis on loomupäraselt meile antud. Nojah, minule ei antud seda, et kui ma läksin sinna järjekorda, et kus antakse tagasihoidlikkust, siis see oli otsa saanud juba ja siis nad ütlesid, no ja kui anname portsu veel lisaks seda rõõmu, sellepärast, et kui midagi ei saanud, siis anname teist asja 2 korda, et vähemalt õiglane on ju selles mõttes. Et loomulikult rõõm saab hakata meie seest kaduma siis, kui me ühel hetkel tunneme, et me peame olema nagu just kui keegi teine, et me ei julge enam olla meie ise. Kui me hakkame tahtma teistele meeldida, tahame sinna sellesse gruppi sobituda, kardame, et meid jäetakse maha, ehk siis tegelikult see rõõm hakkab sageli kaduma sellest, kui meil on hülgamishirm, on ju. Meie hülgamistrauma. Kui meid on maha jäetud, kui meid on välja visatud, siis tahaks justkui väga sobituda ja kui sa üritad kogu aeg sobituda, on ju, et inglise keeles on see hea ütlus, et don't try to put the square peg in a round hole, ehk siis, et ära proovi panna seda ruutu sinna ümmarguse asja sisse, teate need laste mängu asjad on ju, ja kui sa üritad kogu aeg seda sinna sisse panna ei lähe, siis sa saad aru, et sa pead ennast kuidagi selleks ringiks või ruuduks tegema, on ju, et mahtuda. Ja kui sa hakkad tahtma sobituda, siis kaob see rõõm, sest siis ei ole enam sina ise. Ja ma arvan, et see on nagu see üks kõige suurem saladus, mis inimesed, kes võib-olla mõtlevad, et minul ei ole rõõmu või mis tegeled nii nõmeda teemaga nagu rõõm, sest ma seda kuulan ka, eks ju ikkagi mitte nii palju enam õnneks, aga alguses oli, mis nõmedast teemast sa kirjutad ja räägid rõõm. Halloo, meil on elus nii palju probleeme, sina räägid rõõmust, come on. Vaata, kui palju muresid on. Jah, vaata, kui palju muresid on. Ja siis minu õde, kes ma toon ikka alati seda välja, minu õde, kes on nagu täiesti, selles mõttes minuga täiesti vastan, asjad peavad kõik korras olema, kõik tehtud, ütles selle peale, et mis rõõm on kõige alus. Kui pole seda, ei saa midagi muud teha. Siis ma vaatasin nii, et kui minu imeline, tark, tubli, andekas õde juba ütleb nii, et rõõm on kõige alus, siis minusugune illalla, trullalla saab ammugi seda öelda, et rõõm on kõige alus. Aga kas sa arvad, et või usud, et kõik inimesed sünnivad rõõmsad täna? Ma arvan, et kõik inimesed sünnivad vabadena, kõik inimesed sünnivad headena ja kõigi sees on tegelikult ka elurõõm olemas tõepoolest. Kindlasti, aga ma just pigem pidasingi seda silmas, et selle väljendamist, et lähedasi inimesi vaadates, siis ma näen, et tegelikult ei ole nagu rõõmu puudust, aga lihtsalt tema iseloom on natuke kinnisem, et väliselt jääb mulje, et ta nagu ei rõõmustagi mitte kunagi. Ja teine särab nagu sina, eks ole, et me ei teeks nagu neid järeldusi, et võib-olla see rõõm on siiski tema sees nagu tohutult olemas, aga me hindame selle välise kesta järgi. Rõõm ei pea alati tähendama seda, et ma olen rõõmus või et ma naeratan. Kogu aeg on nali, trall ja tagaajamine tants on ju. Ent rõõm tähendab seda, et sa lubad endal olla. Vaata, kui sa inimesele otsa vaatad ja sa nalle naeratad, siis loomulik reaktsioon on see, et tegelikult teine naeratab vastu. Proovi beebi peal. On ju? Näed beebit, kui sa talle nägusid teed, mis ta tegema hakkab, ta hakkab nägusid vastu tegema, sest et see on loomulik reaktsioon, me oleme vabad. Aga kui sa teed kellelegi naeratava näo ja ta sulle vastu teeb veelgi kurjema, 2 korda kurjema sellepärast, on, mis sa tuled siia minu isiklikku ruumi, siis sa saad aru, et ta tegelikult ei ole vaba. Ta ei julge sulle isegi vastu naeratada, eks? Ja asi ei ole ju naerus. Asi on selles, et kas sa lubad endal olla sina, kas sa lubad endal elust rõõmu tunda. Need on 2 erinevat asja, naeratamine ja rõõm. See elurõõm, eks? Aga mina ütlen selle peale, et me kõik oleme väärt elust rõõmu tundma. Täitsa nõus. Ma praegu, see oli nii huvitav, et sa rääkisid sellest, sest ma olen teinud viimased 2 nädalat üks eksperimenti. Ma olen haiglas praktikal ja siis seal on need kogu personal, enamus neist on peaks ütlema, et nad on selliste väga mornide nägudega kogu aeg ja käivad ringi suunurgad allapoole ja kuna ma olen ikkagi reeglina alati suu kõrvuni, siis ma lihtsalt seal käin ja säran ringi ja ma vaatan kõigile otsa, ma ütlen kõigile kõva häälega tere alati ja siis naeratan iga hetk, kui nad vaatavad. Ja siis ma nüüd loetlen inimesi, kes on veel jäänud, kes mulle ei vasta. Ma ütleks, et viimane kord üks juba tuli kaasa minu jälle rohkem. See on nii huvitav. See on üks samm korraga väljaastuseks. Sama on, mis ma harjutasin ka, kui ma käisin hommikuti jooksmas.
siis välismaal sa jooksed, kõik teretavad, lehvitavad sulle, et sihuke nagu elu käib sul kohe hommikul ja siin lähed, siis vaatad, üks põrnitseb, teine klapid kõrvas, vaatavad mujale. Ja siis ma hakkasin, see on aastaid tagasi juba hakkasin nagu harjutama seda tere hommikust, ilus hommik, viskan, kes jalutavad koeraga, teen komplimendi koera kohta. Ehk siis suhtlen nende inimestega ja üks hommik siis jõuab kätte see hommik, kui keegi teretab mind esimesena. Kui üks tšikk jookseb vastu, tal on kui klapid peas, aga jookseb mööda ja viskab mulle nagu siuke pöidlaga pöial üles, eks ole, või siis teeb käega märgu anda, eks ja siis on nagu vau, et et see efekt, see on ju nagu lumepalli efekt, mis hakkab ühel hetkel ju tagasi tulema, ka see, mis sa välja näitad. See on nii huvitav, et sa tõid selle haigla siia, on ju. Mul juhtus nii, et ma eelmine suvi sattusin korraks EMO-sse ja see oli selline huvitav sotsiaalne eksperiment, võiks mina selle peale öelda, sellepärast, et see oli ikkagi päris kurb. Nähes, kuigi neil võib-olla sel hetkel nii palju EMO-s tegemist ei olnud, aga nähes, et ükskõik, kes inimene minu juurde tuli. Mina olin seal oma võib-olla valus, ma ütlesin kõigile tere, ma ütlesin kõigile aitäh, ma üritasin naeratada kõigile nii palju, kui ma sain. Ja päris ausalt kätt südamele pannes, ma ei saanud aru, mitte keegi ei öelnud mulle tere, mitte keegi ei öelnud, mis tänne nimi on. Mind käsitleti seal nagu asja. Ja ma saan aru, et arstina ja õena ja meditsiinis tegeleva inimesena sa mingil määral peadki distantseeruma sellest, sa ei saa seda võtta isiklikult, su vaenukene, mis juhtus. Ent lihtsad asjad nagu tere, palun, aitäh, head aega. Ei maksa meile mitte kellelegi mitte midagi lisaks juurde. Aga see teeb inimesest inimese tunde. Ja kui oluline on kohas, kus ma tean, et minul, võtame siis meditsiinitöötajana, mul on nagu võime, kas sellele inimesele anda hea enesetunne või talt kõik ära võtta, veel see viimane julgus seal olla ka, siis ma arvan, et mina inimesena tahaks talle natukene anda. Et kui ma lähen sinna sisse kas või, ma ei räägi, et ma pean nüüd naerma, kukkusin ja puusa katki ja see oleks küll huvitav. On ju? Et kui sa lähed sinna, sa ütled, et tere, kerge naeratus näol öelda, et ma tean, et see ei ole tore koht, kus olla. Sest et inimene, kes satub EMO-sse, see ei ole ju tema igapäevane koht, kus ta on. Ta on juba stressis, sellepärast, et see on mega suur muutus, eks. Ja siis, kui kellelgi on võimalus talle natukene näidata, et see on okei, ma hoian sind. See teeb inimlikuks selle asja. Samas on tagasisidena olen ka kuulnud ühel kliendilt, et ka neil on nagu oma musta huumorit seal taga, et kui on siis kabinetis on sul silt või seal ooteruumis või nende tagaruumis, siis on silt, et pole peavalu, et ja sellises stiilis. Aga sinu selleks positiivseks selliseks jätkuks ütlen, et mina iga päev, kui ma olen praktikal, ma annan endast kõik, et iga patsient saaks iga hetk nagu selle rõõmu. Aitäh. Aitäh. Ütlen kõigi eest aitäh juba sellest. Sest meil oli töö juures on teine silt oli ühel töökohal, kus oli ka väike laps, suu kõrvuni, nina natukene krimpsus, eks ole, ja siis on juures kiri, et naerata, sest see võib olla teisele inimesele ainus päiksekiir selles päevas. Ja see oli nagu nii sügava mõjuga, et see on nagu mulle siiamaani meelde jäänud. Ja ma arvan, peale seda ma hakkasin kesti jooksu nii-öelda testi tegema seal ise endale. Aga me rääkisime ka sellest situatsioonist, kus ei ole seda rõõmu või rõõmu väljendamist nii palju, võime öelda ka muidugi eestlane. On ju, kõiki asju ei saa selle sõna eestlane taha panna. Ja ei saa, eks, et aga samas eestlane kujutatakse tagasihoidlik, emotsioone hoidev ja vana sõnadki, eks, et hommikul laulev lind on kassi kõhus ja ära hõiska enne õhtut ja nii edasi. Ja on neid meeme ka, eks ole, et käiakse koolitusel ja kui mujal siis Itaalias samad koolitust tehes, et kõik rõkkad, sa saad aru, kui oled hea koolituse teinud ja Eestis või Soomes on ka, eks, et selle koolituse ära ja siis tuleb 2 kätte plaksu ja siis mõtled, et nüüd läks täitsa pekki see koolitus, et nüüd on nagu nii ema ja siis tuleb üks jukene, mitte isegi naeratav meesterahvas või keegi astub sulle ligi ja paneb peale koolitust võib-olla heal juhul käe õlale, aga või surub kätt ja ütleb, et väga hea koolitus. No mina treenerina olen seda kogenud, ma arvan, algusaegadest saadik, et alati oli sul trennis esireas keegi, kes vaatas sind nii kurja näoga, et sa mõtlesid, et täna ma olen täitsa läbikukkunud treener, täiesti kohutav ja nii nagu ja siis
tuleb iga kord tagasi ja seisab ikka esimeses reas, on ikka kurja näogu. Ja siis, kui 3 kuu pärast küsida, et kuule, et kas sul on kõik okei, et ma vaatan, ei, ma lihtsalt olen nagu nii selles mõttes sees, kui vägev see asi on, et ja ma tean, mul on öeldud kogu aeg, mul on kuri nägu, on ju. Et siis mõtled, hea küll, minul juba vaikselt, et kui ma oleks nõrganärvilisem treener, siis ma oleks juba koju läinud ameti maha pannud, et keegi on nii kuri selles. Aga sulle sobis, ja okei. Ja koolitajana ma ütlen alati seda, et tõepoolest muudes riikides on palju lihtsam koolitada, sellepärast, et inimesed tulevad kergemini kaasa. Ent kui ma saan Eestis inimesed küsimusi küsima või minuga rääkima, siis ma lähen koju näpud püsti ja kui ma saan kellegi naeratama, ma viskan mikrofoni maha, asi tehtud korras, elu hästi. Nii et tegelikult saab küll. Lihtsalt ma arvan, et koolitajana või siis ütleme selle inimesena, kes seal ees seisab treenerina, kelle iganes, minul on endal vaja natukene rohkem lihtsalt näidata. Et kui mina läheksin ette, oleks hea küll, teeme ära. No siis sealt ei tuleks midagi. Ja, sa pead rohkem panustama seda. No, aga see on, saab küll. Ei ole selle eestlase häda midagi. Aga see on see puhas psühholoogia, eks ole, kuidas nagu inimesi me oleme ju kõik eestlased siin, selles suhtes ei saagi öelda, eks, et see on nagu võimatu missioon. Kuule, vaata meie laulu- ja tantsupidusid. Saab küll. Saab ka. 100 000 inimest korraga naeravad ja rõõmustavad ja elavad nagu emotsionaalselt kaasa. Kõik emotsioone on nii palju. Mina arvan, et see on lihtsalt jälle üks selline koht, kus me saame nagu välja vabandada, et ma ei pea vastutust võtma selle eest, et ma kas siis endale või ka teistele loon paremat keskkonda. See on hea lihtne, aga see on eestlased. Mis mõttes? Me kõik võtame vastutuse selle eest, et meil parem oleks. On ju? Kas siis on ka nagu, et ma ei vali ise ennast või ma ei vali rõõmu, kui kõrval on kellelgi ikkagi nagu midagi halvasti juhtunud. Minul on ülihästi, ma ei tea, sain eksami tegin, saime raamatu valmis, eks ole, et oma sukse suure unistuse ja kellegil, ma ei tea, auto sõitis mööda, pritsis poriga üleni sopas, eks on jumal endast väljas või keegi ütles halvasti ja siis ma ei julge rõõmu väljendada. Et teisel on ju halb tunne, eks. Et mis siis see lahendus oleks sellises olukorras? Esiteks, mina ütlen selle peale alati ära ahnitsa. Ja see ära ahnitse on selline üks väga tore väljend, sellepärast, et kui sinul on rõõm ja sina tunned, et sul on praegu hästi, siis see on peaaegu, et sinu kohustus seda nautida, sest et see on sinu elu. Teisel kõrval võib mida iganes juhtuda. Sina ei saa tema eest tema tundeid tundma hakata, ehk siis ära ahnitse tema tundeid. Las tema tunneb, mida tema tunneb. Tal on ka õigus tunda, mida tema tunneb. Sina ei pea selle eest hoolitsema hakkama, et kas tal on siis... Issand, et mul läks nüüd nii hästi, et vabandust, ma näen, et sul on nii halvasti. Ei, sina ole sina ja tema on tema. Kui te siis oma vahel hakkate rääkima oma asjadest, siis võite jagada, siis võid küsida, siis võid empaatiat tunda, on ju. Aga sa ei pea tema eest ära tundma, et appi äkki tal on ebamugav, et mul on rõõmus. Ja ka vastupidi, kui kellegil on lein, on ju mingi, mis iganes põhjusel me leinast räägime, mis iganes traumast, siis samamoodi sa ei pea hakkama tundma seda, et oi äkki ma nüüd ei tohi seda kurbust või hirmu või mis iganes viha välja näidata, sellepärast äkki teistel on. Ei, ära ahnitse teiste tundeid, ole sina ise. Tegele endaga. Ja teised saavad siis, kui neil on vaja endal küsida abi, on ju. Ja loomulikult me ei räägi nüüd siis sellest hetkest, kui päriselt kellegi abi vaja on, sest ma ei ootan, millal see uppuja nüüd ütleb talle, et appi, et ta ei öeldi ühte korra appi veel, et ma ootan seniga, ma näen küll, et ta on peaaegu uppunud, et aga ta appi ei öelnud, ei lähe appi. Ta ei pole abi kutsud. Et see ei ole see koht, eks ju, me ei räägi sellisest nagu erakorralisest asjast, aga samas, kui inimesel on tunne, ära mine sinna vahele, seega ära ahnitse. Aga nüüd selline situatsioon, et mul oli nii naljakas praegu lihtsalt, see juhtus 2 nädalat tagasi, vist ma olin maal ja meil õega oli väga lõbus tuju. No tõesti, meil oli lõbus tuju ja siis helistab õetütar ja tal oli mingi mure, ma nüüd ei mäleta, no ilmselt mingi siuke, tõsine siuke 20-aastase inimese mure on ju ja meil nii naljakas, sest et see mure, see tundus meile nii tühine ja meie muidugi võimendasime seal läbi ta 2 ka veel, ja ta läks nagu pahaseks meie peale. Et nagu, et kuidas selles olukorras, et kas meil ikka oli õigus sama tore edasi olla? No eks siin on ka see koht, et alati on nagu, me ei saa ühtegi hetke vaadata kui võrdset teistega, on ju. Siin on see küsimus, et kas selles hetkes ta vajas teilt abi, kas ta vajas ärakuulmist või ta tahtis lihtsalt ventida? Ma ilmselt arvan täna, et ta tegelikult ikkagi oleks tahtnud, et me natuke oleks kaasa nagu muretsenud temaga võib-olla. Siis on ka see tema koht küsida.
see on see tema õppekoht ka, eks, et ma ütlen alati inimestele, kui ma nendega mis iganes teemades, olgu siis kliendid või koolitused, et kui sina vajad midagi, see on see koht jälle, kus meil on iseendal vaja vastutus võtta, öelda, et mul on nüüd abi vaja, palun ole hea, kuula mind. Emps, mul on hea meel, et sul on nagu tore tädiga, on ju. Kas te korraks saate lihtsalt ära kuulata mu mure ja lubada mul ventida ja siis võite rõõmule edasi minna. On ju? Et see on ka tema õppimise koht. Ja teie õppimise koht on siis ka see, et küsida, kuidas sa praegu tahad, et me reageerime? Väga hea, sest praegu ma mõtlen, et kui ta oleks midagi öelnud sellist, et me vist oleks edasi ititanud, et see tundus, vaata, et nüüd, kui sa räägid, ma saan sellest aru ja ma nagu mõtlengi, et äkki me tegime ikkagi ülekohuta, eks ju. Et aga väga hea, et head need näited sulle, et jah, et kuidas... Teinekord saadki aru jah, et on see, et räägib oma juttu ja võib-olla räägib juba 5. kord seda juttu, eks ole, et ja et mida sa siis ootad, mida mina tegema ma pean? Sest kui ma torman sulle appi, siis sa ei võta seda abi vastu. Minu tüpaas on siuke, et kui kellelgi on mure, ma tahaks nagu lahenduse kohe leida. Aga ma tean, et ma ei saa sinna sisse sõita oma lahendustega, sest siis on, kellel on pisarad lahti, kellel on emotsioonid üleval, kellel on ma ei tea, mis asjad. Ja siis ma hoian tagasi. Aga mul ei ole endal hea tunne siis, kui ma ennast tagasi hoian, eks. Et siis ongi jah, väga hea neid küsimusi küsida, et mida sa tahad, et ma siis, kuidas ma reageerin sellele? See on lihtne. Mida sa ootad, kui keegi tuleb sulle midagi rääkima, midagi jagama, siis esimene küsimus on see, et ennem kui sa alustad, küsimus, kas sa tahad, ma lihtsalt kuulan? Ehk sa tahad ventida? Kas sa tahad, et ma reageerin sellele kuidagi? Ehk siis hakkan tegutsema? Või sa tahad, et ma jagan sulle mingisuguseid omapoolseid nõuandeid, mitte nõuandeid me ei saa anda, aga omapoolset kogemusest midagi, et mis mina teinud olen. Mida sa tahad? Ma ei tea. Mõtle see lahti, sest siis ma tean, kuidas sul siin vastas olla. Eks? Endal on ka ju hea see, eks ole, et minna kohe juttu rääkima, sest üldjuhul on ka teine reaktsioon on see, et hakatakse, aga mul oli hoopis niimoodi ja siis hakkab see üle trumpamine oma lugudega, eks. Ja vahest on nii, et oote, mina tahtsin ju rääkida oma lugu ja ma ei saanudki seda lõpuni rääkida. Ja siis ongi see vastutuse koht, eks. See, kes räägib, tegelikult enne kui alustab tead, mul on üks jutt sulle ja ma palun, et sa lihtsalt kuulad. Super, sa ütlesid mulle, mida sa tahad, ma tean, kuidas olla. See on tegelikult piiride seadmine, eks ju. Ja miks see oluline on, sest et see tekitab turvatunde mõlemas pooles. Ja nüüd ma saan päriselt sinu jaoks olemas olla. Sest kui ma ei tea, mida sa selle jutuga tahad, siis ma kogu aeg olen nagu ärevil. Et kas ma pean nüüd lõpus hüppama, seisma, lamama, mis ma tegema pean, kooki küpsetama, jooksma kuskile, helistama, mis ma tegema pean. Aga kui sul on öeldud, lihtsalt kuula, nüüd ma saan pühenduda sulle. On ju? Seega, kui minul on vaja rääkida, esimene asi, ma palun sul, ole nii. Kuula ära ja lõpus ütle mulle, mis sa teed. Lõpus, eks? Ära sega vahele, ühesõnaga. Ja teine, või siis kui sulle tuleb inimene, kes ma ei tea, siis ütleb, kas sa tahad, ma lihtsalt kuulan. Vist jah, okei, siis istud kuulad. Eks? Et see on nagu, kumb pool suudab seda välja öelda, aga siis mõlemad pooled teavad. Täiskasvanud inimesed oleme ju ikkagi, on ju? No absoluutselt. Ja. Terved täiskasvanud inimesed. No jah, sa räägid, vaata, ma praegu mõtlen siin, et me oleme ka nagu targad inimesed ju ja koolitatud ja nagu enesearenguga tegelenud, aga ma ka ei küsi niimoodi. Kuigi ma ütlen, et ma olen seda ju nagu kuulnud ka, kui sa nüüd praegu räägid niimoodi otseselt. Me ju Riinu ka ei räägi oma vahel ka niimoodi, et me vuristame ju kõik üksteisele selga, kõik, mis me tahame ja... No, siis vuristadki ja siis ongi teinekord need asjad, et oota, nii... mis nüüd siis nagu oli, et kuidas reageerida? Mul ei ole kunagi süüdest mõtet, me lihtsalt suhtleme. No lihtsalt suhtleme, täna oli ventileerimine, okei, ma ei saanud täna midagi rääkida, sest Angela rääkis kogu jutu ära ja meil sai aeg täis ja me lähme nüüd koju. Aga vaata, kui huvitav on ju, ja see on see eeldamine tegelikult, eks, et me oleme küll mega head sõbrad, me oleme terve elu nii olnud ja ühel poolel on tegelikult võib-olla ongi, et jummala okei. Aga teisel pool võib-olla tegelikult natukene kogu aeg midagi, et ma täna ei saanudki rääkida, eks ju. Seega, see koht, kus me kogu aeg oleme olnud, iga päev on ju muutuses. Iga päev me õpime midagi juurde. Järgmine kord teeme teistmoodi. Eks? Me ei peagi olema nii, et ei, aga meil on ju kogu aeg nii olnud. No jah, aga siis nagu külmkapis piima üldse kunagi või teise nurka panna. Alati peab seal nurkas olema. See on see perfektsionist, eks ole. Kui on piimakoht siin, siis on piimakoht siin. Isegi kui kirjutatud pole, kõik peavad teadma, et seal on piimakoht. Et see on see eeldamine, on ju. Ja eeldamine, nagu inglise keeles öeldakse, on see asju. Jah, et viib asjad kõik sinna
B-sse eesti keeles. Seega küsi. Kõige toredam asi. Kuidas sa saad kingituseks endale seda sünnipäevaks, mida sa tahad? Küsid, täpselt. Kuidas sa saad oma elus, mis iganes manifesteerimisest, millest me iganes me räägime, kuidas sa saad endale seda, mida sa tahad? Küsid. Ja isegi kui keegi küsi su käest, mis sa tahad sünnipäevaks, siis sa lähed küsid ise, mis sa tahad sünnipäevaks. Absoluutselt, sest et see tagab selle, et sa saad seda, mida sa soovid. Kui ma lähen kommipoodi, ükskõik kui megasse kommipoodi ma lähen, kui ma seisan keset kommipoodi niimoodi, vaatan, mitte midagi ei ütle, siis lõpuks selleks, et minust lahti saada, siis antakse mingit suvalist kommi mulle ja saadetakse uksest välja, võetakse raha ka käest ära. Ja lähen koju, mõtlen, ma olin küll maailma parimas kommipoes ja sain mingit mega kehva kommi. Teinud suu lahti rääkinud. Kas sa küsisid? Just. Selle kohta oli, ma mäletan, Tiina Tiitus on ühes oma raamatus kirjutanud ka, et sa oled restoranis ja sa valid omale, kelner seisab sul kõrval ja sa ei ütle midagi. Kas sul tuuakse midagi? Ei tooda. Kelner peab viisakas muidugi ka olema, tere ütleme ja ütleb tere, eks ole, kas ma teile toon midagi, kui sa ei vali, siis ei tooda. Või kui ma olen välja valinud need maasikad pahukoorega, siis kas sa lähed edasi kööki nokkima, nii maasikad, ei lõika ruuduks, lõikame viiluks, eks ole, siis need rohelised tutid otsast, vahukoort ei tee nii siukseks, et need sa ütled ennem kelnerile ära, mitte ei lähe kööki pärast õpetama või vinguma, eks. Kui see toit on toodud ja sulle ei maitse, siis on oluline ka välja öelda, on ju, ka restoranis, nii sageli olen ka sõpradega olnud restoranis, tuleb toit, inimene ei ole rahul, kaebleb lauas, issand, ei see ole üldse hea, tuleb kelner, küsib, kuidas on, ja väga hea. Ja pärast kirjutab mingi halva arvustuse või midagi. Isegi tõenäoliselt võib-olla ei kirjuta, aga tal ei olnud head kogemust, sest et ta ei julgenud suud lahti teha, öelda, mulle ei meeldi, ma tahan uut. Ja kui ma vahel olen sõpradel öelda, et saada tagasi, kus ma nüüd siis kallikene, kes siis sinu eest seda tagasi peab saatma? Kes sinu eest peab selles hetkes seisma, kui sa ise ei julge? Sina ju lõpuks maksad selle eest, on ju? Ja see, kui me räägime siin kogu aeg rõõmust, siis see on tegelikult alguseks selle, et ma julgen ise ennast valida. Ma julgen enda eest seista, ma julgen piire seada ja ma julgen ka häält teha siis, kui see on oluline. Mulle ei maitse too uus. Mulle meeldib ka see, et kõik need asjad, mis sa nagu räägid, et need on nii ilusasti väljendatud. Vaata, et täna nagu saabki anda kuulajale ka seda, et kõiki asju saab öelda ju nende piiride kehtestamist ka vaata igal moel on ju. Rahulikult, aga et sa nagu tood selle nii ilusas vormis nagu, et see on nii nunnu. Kas need kõik näited, mis sa tõid, kaasnevad siis sellesse ka, et saab aru, et kui inimene ei ole ise ennast valinud, et need on need märgid. Absoluutselt. Et kui täna te ennast ära tunnete siin sellest vestlusest, eks, et nendest ka, kus ma ei julgegi kelnerile öelda, et see toit mulle ei maitsenud või oli soola vähe või ei andnud ennast märku, see on ainult restoranis, eks. Aga muidu ülejäänud elus ka, et siis tee suu lahti juba eos. Kui ennast ei vali, siis keegi teine sind ka ei saa valida, sellepärast et väga keeruline on hakata teistel sind valima, kui seal lõpuks enam midagi ei olegi, on ju. Ja tegelikult mõtle, miks ma selle restorani näite toon, see võiks olla üks kõige lihtsam näide, sest et sa ütled seda võõrale inimesele, kus sul ei ole emotsioone tegelikult sees. Kus raskeks asi läheb või nagu keeruliseks seda väljendada, on tegelikult lähedastega, kellega me oleme harjunud koos olema, kes on harjunud meid ühtepidi nägema, kes on võib-olla harjunudki meie piiridest läbi sõitma, sest me neid kunagi püsti pole pannud, on ju. Seal on keerukam. Ja kuidas sünnib see julgus teha, valida inimese sees? Teen ära. Otsus. Lihtsalt, et sa pead saama kõigepealt teadlikuks sellest, et sa ei tee neid, et sa ei vali neid, siis et see on nagu protsess, eks ju. Kahju, et me siin ei näe, kes meid kuulavad, on ju, sest ma tahaks väga öelda, et käsi püsti, kes nagu absoluutselt alati ütleb kõik asjad, mis tal südamel on ja valib kogu aeg ise ennast. Ma arvan, et mitte keegi. Vahel ikka on selliseid hetki, kus ei julge ennast mingil põhjusel esikohale panna või ei ole seda energiavaru nii palju, on ju, et seista praegu sellel hetkel selle asja eest. Ent teate ju küll, kuidas see on. Kui ma siin ei seisa, siis ma järgmises postis ka ei seisa, siis ma järgmises postis ka ei seisa ja siis see läheb lumepallina, ma ei seisa üldse enda eest. Ja see julgus hakkab kaduma? Absoluutselt, muidugi. Sest et mida suuremaks see asi läheb, tunne on ju, et läheb suuremaks, siis ma seda vähem julgen öelda. Ja sama läheb ju ka hea tunne läheb suuremaks, kui ma ükskord astun. Kui hästi see oli, eks teine kord astun. Ja ma mäletan ühes töökohas, mul oli ka samamoodi, et kui ma hakkasin nii-öelda oma meeskondi juhtima, siis ma tahtsin olla hästi demokraatlik juht. Nagu ikka, tore, tark,
või no tark jah, tark niikuinii, eks ole, aga pigem ikkagi tore, hea, et kõigil töötajatel on mõnus. Siis ühel koolitusel öeldi, et rahulolev töötaja, me kõik võitleme meeskonnajuhtidena, et töötajad on rahul. Rahulolev juht on kõige rahulolev meeskond on kõige nagu siuke halvem meeskond, sest ta on tareneb, eks. Ja siis ma mäletan, kuhu ma sellega tahtsin jõuda praegu. Ei saa aidata kahjuks. Oota, mis ma enne ütlesin? Et hea asi ka suureneb kogu aeg. Et hea asi ka suureneb, ikka ei tule, las ta olla. No siis nii on. Ent see koht, kus sa minema hakkasid praegu on ju see, et kui sa oled see hea juht, see demokraatlik juht seal ees, siis võibki ühel hetkel juhtuda täpselt see, et sinust sõidetakse nii üle, sest sa tahad kogu aeg teistele head. Hea juht, nagu hea lapsevanem, on tegelikult see, kes ütleb lapsele, et kell on 9, sa lähed magama. Ja just, ja siis seal tuligi ja oligi, mis ma tahtsin nagu välja tuua, oli see, et teed, kui sa tahad kõikidele töötajatele hea olla, oled sa ise läbi põrunud, oled ise läbi kukkunud ja minu ametijuhendis juhina on juba konfliktid sisse kirjutatud, sest töötajad tulevad mu juurde emotsionaalselt, neile ei meeldi üks või teine, aga kui mul on neid 100, ma ei saa 100 inimesega kogu aeg nagu ühte sammu astuda. Kui sa tahad kõigile head, siis pole mitte kellelgi hea. Just, kaasa arvatud ise endale. Jah, absoluutselt, sellepärast, et see tähendab seda, et sellist kohta, kus kõik on kogu aeg rahul, ei eksisteeri maailmas. Meie maailm on loodud võngetena. On ju, või nagu mu armas matemaatikaõpetaja kunagi ütles, et sinusoidid, eks ju. Elu on sinusoid. Üles-alla. Ja see peab nii olema, sest kus me muidu selle hoo sisse saame järgmisest mäest üles minna, kui me mäest alla ei lähe. Üks mu imearmas mentor kunagi ütles selle peale, et mida suuremat auku sa hetkel kaevad, ehk mida suuremas negatiivses kohas sa praegu oled, seda rohkem rõõmu saad hiljem sisse panna. Ja väga õige, et kui ma üldse ei käi mitte mingisugusest augukesest läbi ja kogu aeg arvan, et mul on hullult nii hea olla, sellist kohta ei ole olemas. Küll aga mis juhtub on see, et kui ma oskan juba tulla, iseennast valida, oskan piire seada, oskan seda rõõmu üles leida, siis see auk käib suhteliselt kiiresti, on ju. Et see auk ei ole enam nii pikk, ta on võib-olla sügav, aga ta on kiire, ma oskan sealt jälle üles ronida, vuta teadmiste, tegemiste ja nende harjumustega. Ent jah, see, et me tahame kogu aeg kõigile head, see tähendab seda, et sa oled people pleaser, see tähendab seda, et sa iseennast ei vali ja tegelikult sinu sees seda rõõmu ja seda olemist, elu nautimist, head kohta ei ole, sellepärast, et sa tahad ainult teisi pliisida. Miks oskad sa seda ka kirjeldada või nagu lahti seletada, miks rõõmu väljendamine nõuab rohkem julgust kui kurbuse või viha väljendamine? Sest et see viha ja kurbus, see negatiivsus, see on meie sisse kodeeritud, on ju. See on lihtne, sest et siis, mis juhtus, nägin, ma ei tea, draakonid, draakonid meil ei olegi, aga kes iganes, et dinosaurused olid, on ju. Et nägin seda hirmsat asja, ehmatasin, karjusin, kisasin, andsin teistele märku. Aga nüüd see rõõm, seda rõõmu väljendati ainult päriselt siis, kui oli mingi suur sündmus vanasti, on ju. No me ei ela enam 2 või 3 miljonit aastat tagasi, aga meie aju kahjuks ei ole üldse selles mõttes arenenud, sest et me oleme nagu nii väikseid samme teinud, me ikka kogu aeg kukume tagasi fight or flight ja see mängi surnut, on ju. Ammu võiks juba valida selles kohas, kus ma valin ise ennast. Samas on ka see, et ühiskonnas endiselt me kardame, et meid häbistatakse, pullitakse, meid tänasel päeval pannakse sotsiaalmeediasse video üles, on ju, kui sa oled nagu halb tegelane, näe, kõik vaatavad ja kõik naeravad, kõik lähevad kokku sellesse, et me võtame ühte punti, me oleme sinu vastu. Ja seda me kardame kõige rohkem. See hülgamishirm on meie sees kõige suurem hirm, kõige algus. Ja ma arvan, et see saab see julgus rõõmu väljendada saab alguse tegelikult sellest hülgamishirmust. Me nii väga kardame, et meid jäetakse maha. Ehk meil tuleb jälle mängu see hülgamishirm. Jah. See on lihtsalt selle kõige algus, sest et see, kui seda ei ole turvaliselt õpitud beebist saadik ja kui sellele lapsepõlves ei ole lisatud kogu aeg juurde seda head turvalist oskust, et minnakse ära, tullakse tagasi, tullakse tagasi. Tegin eksimuse, ei löödudki pead maha, on ju. Tegin jälle apsaka, ikka toetati edasi. Et kui seda turvalist üleskasvatamist ei ole olnud, siis meie sees see hülgamishirm on endiselt väga suur, me ei oska sellega tegeleda. Kas tahame või taha, ta on kogu aeg kuklas ja seetõttu me teeme teisi valikuid, mis meile hea oleks. Aga mis me täna saame teha siis kui selle hülgamishirmu vähendamiseks? Esmalt teadvustada, et mul see on ja märgata, kuidas me reageerime mingitele olukordadele. Kas ma valin selles hetkes ise ennast, mis ma teen? Kuidas ma reageerin? Kas ma võtan selle pausi?
ega see on nagu nii huvitav. Noh, olles ka tänaseks päevaks ikkagi väga kõvasti seda inimest igatepidi nii füüsiliselt kui vaimselt uurinud, on ju, nii teaduslikult kui mitteteaduslikult. Ja noh, on ka kogemust inimestega koos töötamises aastakümneid, on ju. Siis tänasel päeval ma üldse ei viitsi minna tagasi, kus vaata, teadusuuring ütleb. Kui tahate, loete uuringud ise või küsite AI käest, mis iganes. Fakt on selles, et kõige lihtsamad asjad töötavad. Kui sa tunned, et sa hakkad reageerima, ehk siis pane korraks suu kinni, hinga välja, purista kas või oma mokkasid, on ju, tee veel üks hingamine ja siis käitu, siis vali, mis sa öelda tahad, eks. Ehk siis need lihtsad asjad, see hingamine, see paus, see valik, see teadvustamine, kõik need asjad on tegelikult põhialguseks selleks, et kas ma valin nüüd ise ennast, kas on mulle hea, see praegu siin, see, mis ma tegema hakkan, kas ma teen selle pärast, et lahendada olukorda, et kõigil oleks hea ja mitte kellegil pole päris mõnus, sest midagi pole lahenenud, või ma teen seda sellepärast, et okei, ma tahan täna siin selle ära lahendada ja siis edasi minna juba paremas suunas. On ju? Sest see kogub ikkagi enda sees, kui sa seda ära ei lahenda, see, mis haigused ja kõik sümptomid sul hakkavad tekkima, kui sul see kõik koguneb, see on ikka metsik ja milline pingelangus tuleb, kui sa siis lõpuks suu lahti teed. Aga kõige hullem on see, kui sa teed selle suu lahti nagu selle emotsiooni pealt, eks ju. Siis on ainult üks suur tüli ja ikkagi pole midagi hästi. Täpselt, ikkagi pole midagi hästi. Said selle emotsiooni küll välja selles kohas, kus teised isegi ei saanud aru, miks sa selle välja lasid, sest et nende jaoks ei olnud kogunenud sinna võib-olla 20 aastat mingit asja, on ju. Nende jaoks tuleb see üllatus, sa pole kunagi varem suud lahti teinud, eks. Mis tähendab, nüüd on nemad need, et issand, kust see nüüd siis tuli? Keha ei valeta. Keha ei valeta mitte kunagi. Kui sa tunned oma kehas mingisugust pinget kuskil, siis sa tead, et mingi asi on jamasti. Keha ei valeta mitte kunagi. Mul vahel kliendid naeravad, et kus sa teadsid, et mul siin kohas ebamugav on? Kus sa teadsid, et mul selline probleem kodus on? Ma ei tea, ma vaatasin su keha, ma ütlesin sulle, et sul on see päriselt. No keha ei valeta. Me võime endale igasugust asju valetada. Mul on kõik väga hästi. Aga keha näitab, et ei ole. See, kuidas ma seisan, see, kuidas ma kõnnin, see, kuidas ma ennast hoian, see, kuidas ma luban sellel kehal liikuda või mitte liikuda. On ju? Mehed ja naised, kui te mind kuulate, kui te iga päev ei tansi ja nagu päriselt, ma ei räägi, et te peate kõik võistlustantsu minema või hakkama, ma ei tea, rahvatantsijateks või baleriinideks, eks ju. Kui te iga päev ei tansi ja ei liiguta oma puusi, siis teie kehad juba seisavad ja sinna koguneb kõik see, mida te endast välja ei luba lasta. Ja, seega meie kehad vajavad ja mitte ainult lihtsalt seda kõndimise ja jooksmise liikumist edasi-tagasi, otse, vaid meie kehad tahavad liikumist, kus puus, ma vaatan, naised hakkasid mul siin kohe, te ei näe, nüüd võiksite ennast filmida, mina tegin puusaga väiksed ringikesed, kohe mõlemad hakkasid mul siin vastas puusad liikuma kergelt. Hakkas muusika siin kõrval. Täpselt, ja mina tõusen, meil on selline naljakas asi kodus mehega, et me hästi palju tegelikult mõlemad töötame kodus. Temal on siis, päriselt töötab office'is ja minul on siis nüüd, mul on selline oma naiselik tenn, kus mul on taimed, värgid, särgid ja siis, kui ma püsti tõusen, iga kord, kui ma püsti tõusen, siis ma lähen naljatantsuga, lähen mehe juurde, teen naljatantsu ära, lähen ära. Isegi kui ma taga ei räägi, võib-olla teen musi ka ja lähen tagasi oma tenni. Tema ka iga kord, kui tuleb naljatantsuga. Tahaks seda näidata kohe seda naljatantsu. No ma pärast näitan, pärast filmid, Riidu filmid pärast. Mingid rumalad, naljakad liikumised, keha tööle saada. Ja istumise koha pealt on see, on ju, nagu me ütleme, kõige parem asend on järgmine. Eks me teame kõik seda, et mitte see, et istumine tapab või seismine tapab või mis iganes. Lihtsalt järgmine asend on parem. On ju? Teate ju seda ütlust, eks? See mu lemmikasi on see, et mitte see, et see on õige asend või see on õige asend. Järgmine asend on parem. See tähendab kogu aeg otsid uut asendit, on ju. Kogu aeg liigutad, mis tähendab keha on kogu aeg liikumises. Ja siis see tantsimine. Tõusad püsti, teed istud maha tagasi. Või lähed kohvi tooma, mõtled ja teed puusaga natukene, õlgadega natukene, võtad kohvi kaasa, lähed istud tagasi. Mul juba see film käis, kuidas ma kodus ja siis ma mõtlesin kohe, kuidas mul poeg mõtleb, et natuke ema on taas jälle midagi imelikku teeb, on ju. Midagi lugenud või kuulanud ja siis. Ja mis juhtub siis 2 nädala pärast? Poiss tõuseb ise üles, teeb ma räägin täna, ma vaatan kohe, mis ta arvab sellest asjast. See on nii nakkav. Ja see on nii võimas. See on nii mega võimas. Kui sa teed mingi
lolluse, on ju, näitad keelt väiksele beebile, mis ta teeb sulle? Vastu näite. Absoluutselt, see on nakkav, sest et seal sees on see elurõõm. See, mis meie sees tegelikult kogu aeg niimoodi pulbitseb ja mida me üritame arvutiga tõsiselt klõpsu teha, tõuse püsti, näita keelt iseendale kas või kui kellelgi teisele näidata pole. Vaata, kuidas tuju läheb paremaks. See on see väike ulakus, mis su sees on siuke väike nagu saatan, paneb silma särama ja läikima ja siuke, et väike tahaks ühe krutski keerata. Ja miks me arvame, et me ei või seda krutskit keerata? Ei, normid ei luba, ma ikkagi... Millised? Kus see kirjas on? Siin ühiskonnas. Mina ei tea, millest sa räägid. Jälle keegi vaatab ja siis Angela teeb pildi ja paneb üles. Kusjuures ma toon praegu selle ka välja, et me tegime just alles Angelaga ühe video, ehk siis meie eelmine külaline ütles grip strength, ehk siis rippusime Angelaga. Ma nägin seda videot. Ja näitasin oma tütrele ka siis seda videot ja mul on üks juuksetutt on seal püsti esimese seal selle video peal ja siis kui ma seda vaatasin, et pekki küll läks, et meil on nüüd aega seda uut ka nagu filmida lasta, siis olla nii juuksed on nagu on ja siis tüdruk vaata. Sa ma soengut ka üldse vaatasid. Ma isegi ei ole märganud seda. Ka ei märganud seda. Need olid nii toredad videod. Mulle eriti meeldis see, kuidas Angela ütles, 2 minutit. Köki-möki. Ja mina mõtlesin, ma olen alati selle, seda ma tükk aega tean, seda grip strengthi on ju. Kui ma esimest korda kuulsin, et see on 2 minutit, mõtlesin, minge kuu peale. Ma vist ei ole seal 10 sekundit ka selle. Nagu see grip ongi nagu see kõige olulisem, mida ma olen alati klientidele rääkinud aastaid. Et kui sul ei ole grippi, vahet pole, kõik muu on nagu jõud igal pool kehas võib olla, aga see on kõige olulisem. Ahel on see, millest meil elus samamoodi, ahel, eks. Kas ma üksinda võin kõiki asju teha saada, aga ma ju kogu aeg olen suhtlemise ahelas kellegi teisega. See ahel on vaja, et on tugevaks saada. Ja samamoodi ka see, kas ma teen seda rõõmuga, kas ma teen seda südamest, kas ma olen kohal selles hetkes, on ju, või ma olen juba ammu mõtetega kuskil mujal ja eeldan igasuguseid asju. Ehk siis tegelikult ka see ahel on oluline. Rõõmus on samamoodi ahel. Iga väike asi annab sellele sinule tagasi sinu elurõõmu ja oskuse seda nautida, oskuse kohal olla, oskuse oma elus päriselt iseenda heaks olemas olla. Ja tahaksin tulla tagasi sinu raamatu juurde, sest ma ei tea, kas Riinu on lugenud seda, mina ei ole seda lugenud, ma isegi ei teadnud kahjuks sellest mitte midagi. Nüüd võib ka kuulata. Ja ma vaatasin seda kuulamise varianti ka, et see on ka päris hea. Aga et no Rõõmu 50 osat varjundit, millest see raamat siis nagu selles, kas see räägib, terve raamat räägib rõõmust, on see siuke õpetlik ja siis ma veel lõppu küsin juba ette ära ka, sul meeles pärast pole nagu nii, et kuidas siis meie või see lugeja on selle raamatu vastu võtnud ja mis tagasisidet sa oled saanud? Õnneks minul on niimoodi, ma alustan tagant poolt, et lugeja ja kuulaja on väga tore tagasiside andja. Seega aitäh teile kõigile, kes te juba lugenud olete või kuulanud olete. Mõned on lugenud mitu korda, vähemalt nii mul on kirjutatud. Ma ei tea, kas see on õpetlik raamat, selles mõttes, et ma arvan, et sealt kindlasti on võtta päris palju asju, kui sa nüüd selle raamatu päriselt kätte võtad. Ja ma arvan, et see raamat on tegelikult ennekõike meeldetuletus sellest, et päriselt elus ei ole asjad mustvalged. Ja rõõmu ei ole ka võimalik üles leida, kui sa arvad, et on olemas kas rõõm või kurbus. Ehk siis, kui me oleme kas ühes või teises äärmuses, on ju, et ongi, et kas on punane või valge, jah, roosat vahepeal ei ole, või et on must ja valge, jah. Ma arvan, et kõige olulisem asi selle raamatu puhul on see aru saada, et iga päev, iga väikene mõte, iga väikene samm on see, mis sind viib tegelikult selle sisemise rõõmuni. Ja me räägi sellest, et sa peaksid iga päev jällegi naeratama, kogu aeg olema rõõmus, on ju, vaid et sa jõuad selleni, et sa teed tegevusi, mis sind toidavad. Et sa tunned, et sa valid iseennast, et sa ei ole people pleaser, et sa ei karda midagi teha oma elus, et sa julged vastu vaadata muutustele, mis iganes need muutused on, need väikesed, mis sul kodus toimuvad või need suured, mis globaalselt meie ümber iga päev toimuvad, on ju. Ma vahel naeran, nagu heas mõttes tögan inimesi enda ümber ka, et issam, vaata, kui palju muutusid, nappi ma ei tea, mis saab. Mul on nii, et aga enne, kui see uudis välja tuli, teadsid kõik, mis homsest päevast saab või? Et ennem ei olnud ju ka kindlust. Sa lihtsalt olid endale pähe võtnud, et asjad on iga päev samamoodi. Kullakene, me ei tea kunagi, kas me homme hommikul üles tõuseme, aga kella helisema paneme. Ehk siis usk on meil suur. On ju?
sama me ei tea kunagi, kas me õhtul nagu hommikul ära lähme, õhtul tagasi tuleme, aga me võtame võtme kaasa. Just, et meil on usk on meil nii suur, et asjad jäävad samaks, aga me tegelikult ju ei tea, aga meil on lootus. Miks siis, kui tuleb mingi suur uudis kuskilt, et midagi muutub, miks me siis esimese asjana lootuse ära kaotame? Ja see on minu jaoks ka hästi palju seotud tegelikult selle rõõmuga, elurõõmuga. Mul on lootus sellest, et elus läheb hästi. On ju? Ma usaldan seda, et lõpuks läheb ikka kõik hästi. Ja see on see elurõõm. Mitte see, et juhuu, kuskil on sõda. Ei, vaid see, et mul on lootus, et meiega läheb hästi, et maailmas läheb hästi. Eks see on ka nagu elu usaldamine, et ma usaldan seda elu, et ta on minu heaks ja minu soosinguks ja kulgeb nii, nagu ta minema peab. Ja isegi kui juhtub midagi, ma ei tea, põder jookseb autole külje pealt sisse, nagu üleeile tõi Plika mulle oma auto, eks ole, meie hoovi. Autoga on korras, selles suhtes väiksed mõlgid ja sõitjatega kõik korras, et väga lapsega on kõik korras. Et tal mees oli roolis siis, aga et hästi õnnelik õnnetus, aga jällegi kõik meie nädalavahetuse plaanid sassis, eks. Kas nüüd ma olen, paanika, mis nüüd on, eks ole, või siis oota, lahendame ära, kõik on korras ju, saame siit, male nuputustame teistpidi ringi, eks ole. Et ei ole nagu, jällegi, usaldame seda elu ja need on elu loomulikud asjad ju, mis vahepeal sisse ründavad. Ent see saab kõik alguse sellest, kas sul on see elu rõõm olemas. Sa oled öelnud ka, et rõõm ei ole eesmärk, vaid loomulik kõrvalnähtus sellest, et elu on päriselt elatud. Et kui nüüd näiteks keegi kuulab praegu, et ega mina ka mõtlen ju kaasa, eks ju, et kuigi ma olen suht rõõmurull omast arust küll, aga et seda nagu veel nagu suurendada, et kas siis juba selle nagu loomisel me ei peaks suhtuma, et rõõm ei ole eesmärk, vaid et see võikski olla selle nagu kõrval, et midagi peaksime suutma oma elus niimoodi teha, et see rõõm lihtsalt tekib, et see ongi, mitte et me ei tekita seda rõõmu lihtsalt. Ja ma arvan, et asjad, mis on kunstlikult tehtud, tegelikult kõik saavad sellest aru, et see on kunstlik ja see ei tööta nii või naa. Et see on, küll kõlab kole näide, aga kui sa võtad nüüd näiteks seda hobuse kakat, paned taldrikule ja siis paned hullult palju vahukoort ümber ja vaarikad või maasikad peale. Ja siis presenteerid seda kellelegi, ütled, vaata ka ilus vahukoore ja vaarikakook. Ja? Maitsev. No ei maitse, see on lihtsalt hobuse kakavaarika ja vahukoorega, on ju. Seega, kui sa alguseks võtad juba mingisuguse eesmärgi, et nüüd ma otsustan, et ma olen rõõmus. Kust ta tuleb? Rõõm ei saa tulla selle pärast lihtsalt, et ma nagu, loomulikult otsus on seal väga oluline, eks? Et ma hakkan astuma samme sinna suunas, et ma tunneksin ennast oma elus hästi. Ja üllatus, kui sa valid selle, et ma usaldan, ma olen julge, ma valin ennast, ma olen kohal, üllatus, läheb küll rõõmsamaks see värk. Tõepoolest, see nagu see byproduct, nagu öeldakse, kõrvalnäht on tegelikult küll rõõm. Mul on elus palju kergem olla. Ma olen positiivsem. Üllatus, teised hakkavad ka vastu naeratama. Ja võib-olla tulevad, ütlevad ka, et kuule, issand, sa olid täna nii rõõmus. Aga see tuleb sellest, et ma hakkan neid väikseid samme tegema, on ju. Seega ma algusest ma ehitan vundamenti üles juba sellel heal põhjusel. Mitte, et nagu ma ütlesin selle hobuse kakaga, eks ju, määrin ümbert kinni ja ütlen, et vaata kui hea. No ei ole hea, on ju. Ja samamoodi hakata ka majasid ehitama sealt 25. korrusest. Ikka mingil põhjusel laamendan siin kättega, ma olen rohkem itaallane kui itaallased. Mingil põhjusel ikka ehitame altpoolt üles, on ju. Et siis need väikesed põhisammud, kui need iseenda jaoks ei tee ja ei vali, siis ei tule seda rõõmu ka, et sa võid nii palju neid nääratasi endale näole panna ja kõik saavad aru, et see on täielik šeik, on ju. Kui me rõõmuga tõime välja, et see on niisugune ulakus ja natuke krutskeid ka, siis toome luukered kapist välja. Millised on sul olnud sellised piinlikke hetki rõõmu väljendades? Tead, see on nii naljakas. Mul on selline aju, mis ei mäleta mitte midagi. Jumal tänatada. Ja, ma toon alati, et inimese aju on üks megamehhanism. Naised muidu ei sünnitaks üldse peale ühe lapse kindlasti mitte, on ju. Trenni keegi tagasi ei läheks, kui nagu aju päriselt mäletaks, kui raske see oli, kui ebamugav, on ju. Õnneks me nagu 2 minuti pärast unustame kõik ära ja siis näed jälle mitmed lapsed ja kõik käivad trennis, on ju. Jumal tänatud. Ma ei tea, aga mul tuli lihtsalt praegu selline lugu meelde,
kunagi, kui ma siis veel selline 20-ndates noor olin, siis oli hästi popp. Need, kes Tallinnas elasid, kindlasti teadsid, et tuli Kino Kosmos, on ju. Ja Kino Kosmos olid neljapäeva õhtuti, olid need uued filmid tulid alati välja. Ja tervitused siin minu sõbranna Heleline, tema isale Aldole, kelle kino see oli, on ju, kes sai just praegu ka mingi toreda auhinna, Kaskadori mingi auhinna, on ju. Mina siis ikka käisin seal kogu aeg seal neljapäeva õhtuti, seal olin juhke, sain toredaid filme näha ja siis järgnevatel päevadel mulle sõbrad ütlesid, et kuule, et sa olid eile kinos või? Nägid mind või? Ei, aga ma kuulsin, kui sa naersid. Ja siis Aldo sageli ütles mulle, et kui isegi kui sõbranna Heleline ei kutsunud mind kinno neljapäevati, siis Aldo sageli trennis ütles, et kuule, et kas sa nagu homme sinna kinno tuled, mul oleks esinaarjat vaja. Nii et see nüüd piinlik ei olnud, see oli väga tore tegelikult, aga just see, et ma kuulsin, et sa naersid ja ma kuulsin, et sa olid kinos. Nii et see rõõmu saab ka sedapidi väljendada, et kui esinaarjat vaja on, siis võib tulla. Väga vahva, naerukoolitustele. Ja no Epp Priimägi, minu hea sõbranna, on hea naerukoolitaja, et me oleme alati, kuigi mina pole naerukoolitaja, aga kui me naerame, siis me oleme alati väga selles ühes tahtsin just öelda, et olete seal ka temal siis esinaeru. Absoluutselt. No Riinu, räägi enda siis nendest hetkedest. Piinlikest rõõmuhetkedest. Sama lugu, mis Silja ütleb, mälu pühib kõik millegi ära. pärast mul on täpselt sama. Mälu pühib kõik ära ja võib-olla ainus praegu ongi see viimane meil see video, eks ole, juuksetutt püsti, aga see minu jaoks ei ole nagu piinlik enam, sest ma olen seda tola mänginud küll ja küll, et ma leian nagu lahendused ja ma olen nendega nagu okei ja ma ammu enam ei vaata, kui me teeme kas või neid sotsmeedia pilte, eks ole, et tahaks silmad lahti või kõõrdi või kinni või juuksed püsti või mis iganes, pange neid üles, las ta olla, las ta läheb sellisena, nagu ta on. Paremaks nagu nii mind ei muuda ja kõik te näete mind elus sellisena, et mul on kadunud ka, võib-olla see on ka vanusega, eks, et kui me mälu kaob, eks, aga mul on kadunud ka see nagu see piinlikkuse tase. Ma arvan, et see meil tuli vist ka sellega, kui me hakkasime triatloniks treenima, et kuidas seal jääajas öeldakse, et kui see punt on koos, siis eneseväärikus unustab juba eos ära. Tead, mina arvaks pigem seda, et see ei ole ajaga ega vanusega. See on pigem see, et kui sa oled täitsa sina ise, kui sa lased lahti sellest vajadusest keegi teine olla, kui sa hakkad iseennast valima ja jõuad sinna kohta, et ma olen selline, siis ei olegi ju piinlikkust. Piinlikkust tuleb sellest, et me arvame, et me peame sobituma ja appi nüüd, mida teised arvavad. Kui ma ei sobitu, siis ju teised annavad hinnangu, eks ole, ja mul on Meil sillerdajates on selline ütlus, et kui sa teed oma kava, teed nii, kuidas tuleb, vaatad kõrvale, keegi teine teeb teistmoodi, siis teine teeb valesti. Nii et see on tema probleem, kui temal läheb, nagu teeb teistmoodi. Mis siis, et terve grupp teeb teistmoodi, sina teed üksinda oma asja, aga sina tee oma asja. Nii et mina arvan, et see, et kui me oleme päris iseenda heaks olemas ja ma tean, see kõlab, ma ütlen seda 500 korda juba, see kõlab mõnele klišeena, et mis see siis tähendab, ole iseenda heaks olemas. No siis ongi küsimus, oled sa enda heaks olemas? Mis sa teed, et sa endaks olemas oled? Jah? Aga mul tuli kohe selle peale see, kui sa siin piinlikust küsisid, see ei olnud üldse piinlik, aga see oli lihtsalt nii naljakas. Me käisime just nüüd oma selle sillerdate pundiga, käisime seal Hommik-Anu saates, palju roosasid naisi ja 7 kaamerameest või vist oli isegi 9, ma ei mäleta, meesterahvad operaatorid, mõned olid küll nooremad, aga enamus olid 50 pluss, mõni isegi 60, et siis toimetaja ütles, et oota, ma igaks juks toon mõnele kaameramehele, toon tooli, et et vaata, et kui te kõik roosad naised ilusad tulete sinna sisse ja hakkate karjuma ja kisama ja särama, et siis nad vaatsid meid küll sellised, nad lihtsalt polnud kunagi nii palju roosasid ja nagu säravaid ja niimoodi rõõmsaid naisi näinud, et nad vaatsid meid nagu me oleks mingid et see oli küll päris vahva ja siis ma mõtlesin, et ma kirjutan järgmine päev, küsin, et kas kõik teil meestel on hästi et ega kellelgi ei juhtunud midagi sellest suurest rõõmust, mis nad seal nägid, et see võib ka olla selline imelik, et kui näed liiga palju rõõmu korraga. Kas me jõuame korra puudutada ka seda, vist on natuke aega, seda sinu see oli nagu ürituste sari või selline, see oli väga huvitav, see Tõstame et see oli nagu see on pühendatud energia tõstmisele, väele, inspiratsioonile, ütleme, ma võtsin selle kõik kokku, mis seal pikemalt oli, et see oli nii huvitav, mis see oli ja kas sul on plaanis veel teha neid? Ja see on tervitused siin Epp Priimägile, minu toredale sõbrale, kes on siis ka naerukoolitaja Eestis väga tuntud. Meie temaga hakkasime tegema naistele sellist sarja nagu Tõstame. Ja see Tõstame nimi tuli nii, et meil oli siis kõnnikoosolek, tema
vist kõnnis oma kodu juures, mina elan Kadriorus, kõnnisin Kadriorus ja siis mõtlesime kõik selle värgi välja ja siis mõtlesime, mis me nimeks paneme ja siis tuli, et tõstame, sest et tegelikult see, mis me koos olles, mis me teeme. Vahel mu käest küsitakse, et Silja, et kas sul pole ühtegi nagu halba päeva? Halloo, igal ühel on normaalne, et on halvad päevad. Sul on ka. Jaa, ma olen täitsa inimene. Söön ka täitsa tavalisi asju, käin tualettruumis ka täitsa nii nagu kõik teised. Ja et kui on need kehvad päevad, nad lähevad hullemaks siis, kui sa oled üksinda. On ju, kui sa oma peas midagi ei leia sa lahendusi, kõik on vastik, kõik on paha ja vahet pole, kui positiivne sa oma olemuselt või loomuselt oled, on ikka väga keeruline ennast sealt välja tõsta. Nüüd, kui sa kas või natukenegi helistad, saadad kas või voice'i kellelegi, näed kedagi, räägid kellegagi, kallistad kedagi. Mis juhtub? Kordades kergem on ju, juba oled tõstetud. Ja me lõimegi Epuga siis sellised, ma ei taha öelda nende kohta koolitused, rohkem nagu sellised koos olemised ja vahepeal tegime ka online'is, kus päriselt siis kõik, mis me teeme selleks, et naised tulevad kohale ja nad tunnevad, kui nad sealt ära lähevad, nad oleks nagu tõstetud, nagu õlgadest, nagu, ma ei tea, pikemaks tõstetud, energiast tõstetud, rõõmust tõstetud, tunnevad ennast igatepidi, nagu oleks välja astunud sellest, tead, vahel on selline tunne, nagu sa nagu oma kehas on nii ebamugav, nagu sul oleks välja tõstetud sellest kestast ja lähed edasi, olemine on tõstetud, eks. Kevadel me rohkem nüüd praegu enam seda teha ei jõua, sest et mul on jah see projekt Sillerdajad, kellega väga palju toredaid naisi, kus ka Riinu oma tütrekene on tubli tantsija meil. Et meil on see projekt, aga kindlasti me jätkame sügisel, sest et me oleme aru saanud sellest Epuga. Me teeme kõiki asju, mis me tegelikult teeme me ju enne kõike ise endale. Ja aru saades, et kui meil on seda vaja, ma arvan, et me oleme ikkagi suhteliselt positiivsemad ja rõõmsamad ja naervamad tegelased kui võib-olla mõned teised, siis kui meil on seda vaja, siis teistel on seda kindlasti kordades rohkem vaja. Nii et see on ja kindlasti asi, mida me jätkame. Sest et ja see on naistele. Et kuigi ma armastan väga mehi ka ja nad on igale poole tere tulnud, siis vahel on naistel vaja kohta, kus nad saavad lihtsalt naised olla. Sest kuigi sinul, Riinu, ja minul ka tegelikult on see, et mulle meeldib ka kohe kõiki aidata ja tegema hakata. Nagu et minu aitamine on rohkem see, et ma lahendan ära. Siis ma arvan, et naistel on vahel vaja rohkem jagada. Ja me ei ole kõik väga head jagamises, kus juures. Kas meestel ja naistel see rõõmustamisel on ka mingi nagu, ütleme, laias laastus, mitte nagu üks ühele, aga erinevusi? Jaa, mehed julgevad rohkem. Aga mehed on ka, 100%. Kui neil on ikkagi midagi väga ägedat, nad teevad selle vuufi ära ja lähevad edasi. Naised natukene rohkem pabistavad sellepärast, kuidas meid kõrvalt vaadatakse. Ja naised on ka väga palju kehvemad iseennast valima. Mõelgem oma tuttavate meeste peale, mitte ainult ühe, vaid nagu paljude peale. Kui nad panevad endale trennipäeva, see trennipäev 4, olgu töö, olgu lapsed, olgu kodu, olgu peod, olgu reis, 4 nad lähevad sinna. Aga naised panevad endale trennipäeva. See on kogu aeg sama päev. Siis juhtus see, oi, nüüd on perel vaja. Oi, nüüd see haigeks. Oi, nüüd ja kogu aeg lükatakse seda nagu umbes ala viimasest. No ja küll nüüd on trenn ka, eks. Kuigi see on seal kalendris kogu aeg kirjas olnud täpselt samas kohas. Aga mujale aega ei leia, no siis paneme sellele ajale, eks. Mehed ei tee seda. Kui ma olen öelnud, mul see trennipäev. Oli, on ja jääb igavesti. Ehk siis selles mõttes meestele kudos, meestele nagu andma au, nad julgevad ennast esikohale panna, nad valivad ennast paremini. Tuli kohe, võib-olla Riinu mäletad ühte lauset ühest koosviibimisest, kus üks ema ütles, et me püüdsime talle selgeks teha, mitte talle selgeks teha, vaid arutasime teemal, et miks ta ei saa trennis käia. Ja siis ta ütles lõpetuseks, võttis otsad ilusti kokku sellise lausega, et me oleme otsustanud, et me elame praegu ainult lastele, et siis hiljem elame endale. Ja mida lapsed õpivad? et see ilmselt see selline, see ei ole ainult ühe inimese mõte, see on kindlasti paljudel, eks ole. Kõik me teame, absoluutselt, ma olen päris kindel, et võtad kõik inimesed maailmas, kõik teavad, et kõigepealt paned hapnikumaski kellele pähe. Endale. Ise endale ikka alati. Ja siis, kui tegema hakkavad. Lastele. See on see sama muster, mis tuleb ka välja, eks ole, et kui ma valin kõigepealt ise ennast, siis ma olen kas egoistlik ja kui ma ei vali kõigepealt lapsi, kui mul lapsed on, siis ma olen rongaema.
et selle eest. Ja praegu ma võin nagu oma kogemusest öelda, et minu plika on, issand kui tigeda on olnud ka teismelisena ikka väga, et ma mingeid asju palusin, võib-olla ka käskisin konkreetse häälega, eks, et tal ise teha, siis ta hiljem on näinud seda, et see on tal ikkagi kasvatanud teda iseseisvamaks elus hakkama saama, kui see, et ma teen tema eest ära. Endal ka on olnud valus, eks ole, et saad aru, plika on kuri sellepärast, et mina ei tee tal asju ära, aga mina kasvatan temast ju inimest, eks ole. Muidugi, ma võiks kõik asjad eest ära teha, oleks palju lihtsam nii mul kui tal. Eks. Ja mõtle, mis sa talle veel kaasa oled andnud. Teadmise ja oskuse, kuidas iseennast panna esikohale, et mitte teha kõikide eest kõiki asju ära, sest see on jälle ahnitsemine, on ju? Sul on hea ennastunne, kui saad teistele asjad ära teha. Teised vaatavad siin, oi, aitäh, sa tegid mul kõik ära, vaata, kui hea inimene sa oled, on ju. Sina ahnitsed tegusid teiste eest, seda tunnet, mis sa sealt saad, selles mõttes, et teha teise oma asju, las nemad teevad omi asju ja saate keskel kokku, eks ju. Loomulikult see ei tähenda seda, et sa võid kedagi aidata. Absoluutselt, aitamine on ju nii hea asi, on ju. Aga kogu aeg see piir. Kas ma teen sellepärast, et ma tahan olla hea inimene? Või ma teen sellepärast, et päriselt praegu on koht, kus aidata? Ja kas mul on küsitud abi? See on ka kõige olulisem ja kas on küsitud abi, et mul ka paljud tulevad juba, Riino, sa ei aidanud, jah. Aga ma ei küsinud ju ka. Täpselt. No sa tead ju. Sa tead ju. Mul nii, olles tõesti pea 40 aastat inimesi õpetanud ja toetanud on ju kõrvalt, vaatan vahel, kui tulevad uued coachid ja uued, kes iganes terapeudid ja kõik, et mina aitan inimestel. Ei, ma ei aita inimesi. Ainult sellisel juhul, kui keegi küsib, palun aita, siis ma aitan. Me ei jaga õpetusi tavaliselt, sellepärast, et milleks? Keegi pole küsinud, kedagi ei huvita, mida mina mõtlen. Ainult kui sa küsid, siis ma räägin, eks. Muidu ma olen oma ette. Minu ametis on ka hästi tuttav see vanasti, kusjuures ma olin väga manipuleeritav ka, kui ma alustasin massöörina siis 20 aastat tagasi, et see oli nii tavaline, et inimesed hakkasid mu ümber niimoodi enda õlakesi ja selga siin nagu vot see oli hästi tüüpiline, see kaela nagu katsumine ja siis ma muidugi läksin ka aitama ilma küsimata ja sellel olid omad tagajärjed, et selles mõttes see ei ole kunagi hea mõte, aga täna ma ei tee väljagi, mind jääb see naerma, et see ikkagi nagu toimib. Seni, kuni keegi ei ütle, et palun tule aita mind. Selle kohta on hea, sama on ka ju, eks ole, ma olen toitumisterapeut ja alati kuhu läheb jutt eriti söögilauas, eks ole, või toitumise juurde, siis ka ümberring, ma lasen kõigil muudel rääkida, kui ma ei räägi, kui ei küsita otse. Aga selle kohta on ka hea tuttav öelnud, kes ütles, et jumal tänatud, et ma gynekoloog ei ole. Mine tea, ma ei ole ka ühegi günekoloogi käest küsitud, et kuidas tema siis niimoodi. Kuidas ta seda tööd vabal ajal oma tööga nagu tegeleb. Oma ametiga hakkama saab. Aga väga hästi. Meil aega hakkab jõudma nii kaugel, et me peame kahjuks sillerdama lõpuni, jah? Siis peame lõpusillerduse ära tegema. Kui kuulaja peaks võtma tänasest ühe mõtte kaasa, Silja, mis see on, mis sa annad talle? Ole endaga hell. Kõik asjad ei lähe nii, nagu sa planeerid, nii nagu sa arvad, nii nagu sa tahad. Tavaliselt lähevad natukene teistmoodi. Ent lõpp on alati tõenäoliselt see, mis sulle kõige parem on. Seega ole igas hetkes endaga hell. Näen, kui vähe me ise endale armastust pakume ja kui kurjad me enda suhtes oleme, kui kergelt tuleb väljas, et pagan ei tulnud välja. Selle asemel, et täna läks nii. Ehk siis ole endaga hell. Aitäh, Silja. Aitäh sulle. Aitäh tulemast selle toreda, lõbusa, rõõmsa. Väga rõõmsa. Tunnikese eest ja palju häid mõtteterasid siia juurde. Ja kui sa kuulaja tundsid täna ära mõne koha, kus sa oma rõõmu oled tagasi hoidnud, siis võib just täna olla see päev, kus sa valid natuke rohkem iseennast. Juhei. No nii, Angela. Jah. Rõõmu kui palju tänasest tunnist, mida sina võtad täna ette, et ennast tõsta, ennast valida ja ennast tõsta? Hea küsimus.
ma nüüd kohe mõtlen. Tegelikult ma olen hetkel hästi laetud. Silja energia oli päris nakkav. Suunurgad on mul vist jäänudki nüüd tänaseks, vist jäidki ülespoole. Aga tegelikult ma olen sellega tööd teinud juba päris mitu nädalat. Kuidagi juhtus nii, et juba tegelen sellega. Mitte ainult rõõmuga, vaid üleüldse sellise positiivsema olekuga. Nii et iseenda valimisega siis ma saan aru. Jah, lõpuks see taandub ikkagi sellele, et kui ma teen nagu häid valikuid, siis ma ju valin ikkagi iseennast, eks ju. Et täna ongi olukord selline, kus mul on hästi lihtne iseennast valida, ja ma teen seda täiel rinnal. Ja midagi eriti välja ei tookski, ma arvan, et püüan nüüd teha seda ikkagi kogu aeg, iga hetk. Mis sina teed? Mina lähen koju, panen mussi põhja ja tantsin. Tantsid, jah? Üksinda köögis ja elutoas. Ja kui mees tuleb õhtul koju, siis lähed selle nalja tantsuga. Ja siis teen seda naljatantsu õhtul ka ja siis mul on üks jooksuring veel täna ja siis seal jätkan oma võib-olla sealgi teen mõne naljatantsu või naljaka hüppe, et siis kõik käib iseenda rõõmustamiseks ja võib-olla ma olen seda rääkinud, seda lugu iseenda rõõmustamiseks, mis avalikult on võib-olla natuke piinlikum, aga kui autos on üksinda igav sõita, siis ma laulan ju ja ühe korra mõtlesin, et üksinda on ju igav laulda, siis ma lindistasin enda laulmist ja siis panin selle käima ja siis oli juba 2 häält, mis autos laulis. Ma mõtlen, mis selles laulmises piinlikud on, et ma teen seda väga tihti, et... Ei, seal ei olegi, aga lihtsalt kuidas ise ennast lõbustad on ju, iseendaga jäädes võib ka 3 hääl veel laulda samamoodi üksinda. Vot see on naljakas. Jah, et igal juhul minul oli seal autos väga lõbus, et millega ma siis autosõidu ajal tegelen. Aga see selleks. Nii et leiame rõõmu. Leiame rõõmu ja leidke teie ka, head kuulajad, tänasest alates rohkem rõõmu, kui seda oli enne. Et kui seda juba enne oli palju, siis leidke veel rohkem rõõmu. Ja nii päevalt, nagu Silja ütles, et harjutamine teeb meistriks selles osas ka. Ja järgi unustage ennast laadida vahepeal selle rõõmu jooksuleks, et seda on ka vaja, sellest me täna vähem rääkisime, et laadimise osa käib ka asja juurde. Kas siis lihtsalt iseendaga olemine või siis lootuses jalutamine. Nii, kuulajad, nüüd siis pole enam midagi muud üle jäänud, kui meid kuulata nii YouTube'is kui Spotify's, kuulata ka eelmisi osasid. Leiate sealt äkki kindlasti leiate sealt ka põnevaid taipamisi. Ja vajuta siis subscribe, eesti keeles tellige, et olla esimene, kes saab teada, millal meil uus osa väljas on. Meie ütleme siit siis. Meie ütleme. Tšauki!